sellele videole ma mingit hullu introt või midagi tegema ei hakka, ma üritan lihtsalt rääkida. See video saab olema lihtsalt selline tribute või nagu austusavaldus meie nii, ma üritan ära rääkida. Austusavaldus meie kääbusküülikule, Pontule, kes täna suri. Täna, kui ma filmin seda, on meil siis 4. detsember. Ta oleks nüüd suvel saanud juba 9-aastaseks. Nii et ta elas meil 8 aastat. Ta oli terve see aeg väga terve küülik. Meil on üsna vähe olnud temaga mingeid arstil käimisi või asju. Ja sellepärast tuligi nii ootamatult, et ta siin paar päeva on nagu hästi vähe söönud. Ja ma juba mõtlesingi, et okei, et lähme siis nagu arsti juurde, et vaatame. Ta on nii vana ka, et me teame, et niikuinii mingit operatsiooni asja enam nagu teha ei saaks, on ju. Ja et nii või naa, ta on tegelikult isegi nagu üle elanud selle keskmise elu ja aga siis ta hakkas jälle sööma. Ja nagu just kui mõtlesimegi, et tegimegi veel nalja, et ta paneb veel 2 aastat veel lisaks, on ju. Aga siis täna hommikul jah, mulle õnneks tütar jäi ka koju, ta tundis ennast nagu halvasti ja jäi ka koju koolist. Ja ta sai olla tema viimase siis hingetõmbe juures. Olime mõlemad seal koos. Ja saime teda paitada ja rahustada ja siis ta suri. Ja ma olen selle üle väga tänulik. Nii. Ma oleks pidanud võib-olla hiljem seda filmi. Aga me oleme väga tänulikud, et me saime tema juures olla. Ta on nii suur osa meie elust olnud. Ta on nii mitmes kodus meiega kaasas olnud. Nii mitme kodu liistud ära närinud. Ja seinu närinud. Nii et jah. Ma panen siia lihtsalt videot, mis mul temast on. Mul ei ole väga palju enda telefoni nagu salvestatud. 8 pikka aastat. Üle poole mu tütre elust. Ja nii, ja Ragnar viis ta tuhastamisse. Et just tuli siis tagasi praegu. Et jah. Ja see tuba tundub lihtsalt nii tühi ilma temata, nagu täiesti nagu kogu energia on vaata muutunud, on ja mul tütre toas siis. Vot, aga panen siia siis tema videot väiksest peale kuni siis viimase video, mis ma temast nagu tegin. Et jah, hüvasti Pontu ja suur aitäh, et sa meiega nii kaua koos olid.